Kohalike omavalitsuse valimiste kohta pole võimalik lihtsalt nalja teha, sest kõik võimalikud ja ka võimatud naljad on juba kampaaniates ära tehtud. Kandidaadid ise muutuvad järjest naljakamateks ja valijad järjest tõsisemateks. Ma ei oleks iialgi osanud arvata, et ma hakkan valimiste perioodi nii paaniliselt kartma, et ootan lihtsalt kogu hingest, et see läbi saaks, et keegi osutuks valituks ükskõik kes, lihtsalt et lõppeks see minu kiusamine erinevate penoplastist, koletistega, poliitiliste aariatega, lendavate robotitega ja tasuta pirukatega. Nende kohalike omavalitsuste valimiste deviis Tallinnas võiks olla hääl käib kõhu kaudu. Selleks, et siin valituks osutuda, peab suutma oma valijale midagi suhu pista. Lootuses, et koos tasuta kampaaniapirukaga suudab valija ära seedida kogu muu sita, mis talle ette kühveldatakse. Aga kes on ikkagi siis konkreetselt need väljapaistvad ja erakordsed isiksused, kes Tallinnas linnapeaks kandideerivad? Reformierakonna linnapeakandidaat, mees, kes oli Rootsis, kui pauk käis, aga parem hilja kui mitte kunagi, Tallinnat võib vabastada ka nüüd, alustades ummikutest ja Russalka juures tasskohvi igale autojuhile ja Tallinn ongi parem paik. Mees, kes on nõus valimisvõidu nimel paljastama naiste rindu, aga mitte erakonna rahastamise telgitaguseid. Kuusetaat, kes soovib Lasnamäele istutada 100 000 kuuske ja kasvatada venelaste ümber metsa, sest mida silm ei seleta, seda ei ole olemas ja probleem ongi lahendatud. Mees, kelle kampaania näeb ette seda, et mitte võita toetushääli, vaid viia kõik valijad nii kaugele, et nad ei hääletaks mitte kellegi poolt ja siis saab valimisvõitu jagada kõigi 0 toetushäält saanud erakondadega ja moodustada ühe tugeva ja laiapõhjalise koalitsiooni Reformierakonna esituvike Tallinnas Valdo Randpere. Keskerakonna linnapeakandidaat, kuigi kandidaat on selge understatement, sest tegemist on ju ikkagi valitseva linnapeaga, Tallinna jumalik juht Demiurg, kes nagu tema ametivend Seuski ilmub lihtsurelik ette härjakujul, 21. sajandi prohvet Maltsvet, kelle valget laeva ootab hinge kinni pidades terve Lasnamäe kallas, mees, kelle parimate sõprade hulka, kellega koos krutskeid teha kuulub nii Ülemiste vanake kui Robbie Williams, multiinstrumentalist, solist ja trummar, kes on Tallinnas teinud oma võlumaailma ja meid kõiki sulgenud oma riidekappi, mille ust saab avada ainult tema ise oma rohelise kaardiga, Yokozuna Edgar Savisaar. Valimisliidu Vaba Tallinna kodanik linnapeakandidaat, armsate ja sinisilmsete kodanike juhtmaskott, Papa Smurf, Hamelini vilepillimängija, kes on kutsutud aktiivsete kodanike poolt Tallinnat rottidest vabastama, aga kui valimistulemus on negatiivne, siis võtab ta kaasa hoopis lapsed. Väga kaval linnapeakandidaat valimisliidult, kes soovib pikemas perspektiivis linnapeakoha kui sellise kaotada, sest kes oleks parem tõestamaks, et see koht tuleb likvideerida kui see mees. Inimene, kes suudab väga hästi ajaga kaasas käia, samal ajal kui teised guugeldavad, toodab tema suuri pakse telliseid sisekujunduselementideks. Su nägu kõlab tuttavalt 90-ndatest Hardo Aasmäe. Savisaare kõige tulisem vastane neil valimistel IRL-i linnapeakandidaat, mees Kärbeskaalust, linguga Taavet, valimisnäitemängu Ühe Krossi ooper nimitegelane, mees, kes on igapäevaselt pakkunud meile uut ja põnevat episoodi oma meelelahutuslikust kampaaniaseriaalist Droonide mäng, Brace Yourself, Kross tuleb, provokaator, kes arvatakse olevat kõigi Savisaare vastaste provokatsioonide taga, isegi Tallinna roheliste puulehtede kollaseks tõmbumine on tugevalt seostatud just Krossiga. Mees, kelle valimislaulu kirjutas valmis juba tema ema 20 aastat tagasi nime all Rongse sõitis, peites poja piilupardi pseudonüümi taha. Graf Dracula, kes joob ainult keskerakondlikku verd, Erik Niiles Kross. Punase Nelgi-erakonna linnapeakandidaat, unemati karumõõtu mees, kes tuleb kiirelt ära valida, enne kui ta talveunne vajub. Sotsid on erakond, kes püüavad need kohalikud omavalitsuse valimised hästi tasa ja targu mööda saata, ütlemata midagi lolli ja tegemata midagi lolli, et lõpuks siis järgmistel Riigikogu valimistel Toompeal särada. Täna Tallinn, homme Toompea kõlab nagu väga keeruline reisiplaan ümberistumisega Tallinnas, aga tundub, et valijad see aasta halastavad sotsidele ja organiseerivad neile charterlennu otse Toompeale, nii et ebamugav ümberistumine Tallinnas jääb ära. Sotsid on võimuneitsid. Neil on küll väga suur võimutung ja iha, aga kuskil kuklas on pidevalt hirm, et kui asi peaks lõpuks nii kaugele jõudma, siis päris täpselt ei tea, mida tegema peab ja sellel kahtluse hetkel sööstavadki vanad kogenud svingerid neist hooga mööda. Sotside esisüütu Tallinnas Andres Anvelt. Ja nüüd last and least Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna linnapeakandidaat, mees, kelle kaardipakis, millega ta mängib, on ainult üks kaart, Vene kaart,
vana ja määrdunud jokker, mees, kes meenutab karjapoissi, kes hüüdis hunt ja keda lõpuks ei uskunud enam mitte keegi, kui siis ainult tema enda poeg, karjapoiss juunior, Helmede radikaalnatsionalistliku dünastia esialfa Mart Helme.